Armastan oma tööd. Tervishoiutöötajana näen igapäevaselt lapsi ja noori, kes peale plaastri ja valuvaigisti vajavad abi hoopis tõsisematel teemadel. Tihtipeale nad ise seda aga ei tea. Erilise hoolsuskohustusega spetsialistina on minul kõrgendatud kohustus märgata ja teatada abi vajavast lapsest. 2025. aasta algusest lisati lastekaitseseadusesse muudatus, mis toob välja lastega töötavad isikud ehk erilise hoolsuskohustusega spetsialistid, kellel on oma kutse või erialast ja tööülesannetest tulenevalt võimalus ning ka professionaalsed oskused märgata lapse võimalikku abivajadust. Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ja laps, kelle käitumine ohustab teda ennast või teisi. Lasteabi.ee lehele on kokku koondatud hulgaliselt abistavaid materjale nii lastele, lapsevanematele kui ka lastega töötavatele spetsialistidele. Leiad sealt erinevaid juhiseid ning spetsialistidele suunatud e-kursuse, abi vajava lapse ja noore märkamine ning abistamine. Lehelt leiad ka 4 toetavat küsimust, mis aitavad sul otsustada, kas laps, kellest soovid teatada, on abivajav. Mõtle sellele lapsele ja vasta küsimustele jah või ei. Kas oled märganud midagi last kahjustavat või on laps või tema sõbrad sulle midagi rääkinud? Kas oled märganud, et laps on hoolitsemata? Kas oled märganud lapse tervislikust seisundist või erivajadusest tulenevat abivajadust? Kas oled märganud lapse tunnetes või käitumises viimasel ajal olulisi muutuseid? Kui vastasid jaatavalt vähemalt 1 küsimusele, võib tegemist olla abivajava lapsega.